tere, oleme laivis täna siis selle aasta esimene või? Selle aasta esimene, et oleme 7. jaanuar ja vist oli jah, eelmise nädala kolmapäev oli vist selline päev, kus oli täpselt 31. ja siis ma jätsin selle ära, cancel dasin, et kui keegi ootas, väga tore, aga jaa, olime lennus. Igatahes, mis aasta lõpus toimus, mis uus aasta toob, plaanid on paigas, tuleb lihtsalt tegutseda ja aasta kokkuvõtted natukene ülevaatlikult tehtud, aga see polegi nii oluline, et oluline on see, mis edasi. Panin just ühe reelsi üles, et käisin, põnev lugu, müüin siin Altalma ühte korterit ja pidime keldrisse ligi pääsema ja kes tahab, minge vaadake reelsi, pange like ja subscribe'iga Youtube'i ka, sellepärast et siis ma saan hakata Youtube'is laive tegema, kui 50 followerit on koos, et siis Youtube'is on parem. Et siin Facebookiga on siuke pull, et ta iga kord pakub natuke erinevat seda laivi screen'i mul ja sellega on see lugu, et iga kord on natuke mul mure sellega, et kas see jääb pärast alles või ei jää, et ta justkui nagu ei näita mulle iga kord seda, mis on nagu imelik ja ma ei saa seda linnukest panna. Võib-olla on lihtsalt nii nagu on. Igatahes ja siis käisime seal kohapeal, mul olid suured tangid kaasas ja lõikasime ühe tabaluku puruks selleks, et oli vaja korteri alumisse keldrisse näha ja keegi sellele reageerinud, ühispesimees oli kaasas, tegime video. Enne seda tegelikult kaks nädalat isegi peaaegu andsime kogu ühistule teada, kelle tabalukk seal ees on, keegi ühendust ei võtt, panime ka väidetavalt isikule, kellele see kuulub, teavitus ukse peale, ikka sellest mingit tagasisidet ei tulnud. Seega läksime sinna sisse, kuna tegemist on kaasomandis olevate ühistu tegelikult ruumidega. Kui ligipääsu pole seal mingi aja jooksul, siis tegelikult lõikasime selle lahti. Pärast mingi mure tuleb, siis meil on video, et me sealt midagi võtta ja nii ongi, et saada vaadata korterialune osa üle, et kusjuures mul pole 11 aasta jooksul sellist asja ette tulnud, nii et päris huvitav. Aga seekord ma leidsin üles selle, kus ma saan screen'i jagada, nii et ma hakkan täiega screen'i jagama siin, kohe vaatame nüüd, kus mul see kadus juba. Publish poll, schedule live video event ja jälle kadus ära, et kohe otsime üles siin screen, share screen oli kuskil mul siin samas. Okei, praegu ei leia, ma tahan teile näidata loopargi arenduses pilte asju kõigepealt, aga tundub, et jälle ei õnnestu, sellepärast et jälle kadus see ära, enne kui ma alustasin live videot, siis oli see täna kenasti olemas. Et väga huvitav. Polli saan luua teile, küsitlusi saan teha, Stream Metrics ja seda pole, väga huvitav, mingi eelvaade. Sellega on see jama jah, see Facebooki live ei ole selline professionaalne tööriist, ütleme siis nii minu arust. Et natukene on veider, aga mis meil lool on müügis, meil on lool müügis katusekorterid 9 tükki. Mitmele on huvilised tegelikult, 15. jaanuar olen sinna uuesti minemas, tahate ka vaatama tulla, tulge vaatama, saate pildi selgeks, tunnetada kõiki neid ruume. Meil on selleks hetkeks veel seal mõned korterid nii-öelda sellisel kujul, et on seinad püsti ja ruumi taju tuleb väga hästi välja ja siis on lihtsam otsustada. Et oleme seda avalikult müünud. Huvi on minu arust väga mõistlik, oleme kogu aeg arvestanud sellega, et see müük toimub siis, kui tegelikult need korterid on praktiliselt valmis. Sellepärast, et katusekorteritega on alati see, et inimesed tahavad lõpuks nagu näha. Positiivne on see, et seal on keskküte, küttetolustik läheb kõik põranda alla, nii et jalal on mõnusalt soe. Ja mul tuleb tegelikult kolmapäeval müüki ka üks katusekorter lool minu enda majas, kus ma kunagi elasin, Sahade 10, nii et kui sind huvitab, siis kindlasti küsi lisa. Selle hinnatase on kindlasti väiksem, sellepärast et täna teengi hinnaanalüüsi ka
ja miks ta väiksem on just sellepärast, et ta on selline korda tegemata maja, kuigi ta on ka väga okei, seal on ja teiseks seal on elektriküte, õhk on selles korteris siis tegelikult paigaldatud ja ta on sihuke väiksem, 40 ruudune circa ja need katusekalded on madalamad ja ta pole nii kaasaegne ja uus, seal ei ole kõrgeid lagesid ja aga seal on järgis teistmoodi äge, seal on nagu katuseharjani natukene nagu avatud, talad on näha ja ka iseloomuga korter iseenesest. Ja inimene, kes mul selle kunagi ostis, nüüd tahab selle maha müüa ja juba ostis endale uue kodu nii-öelda, et siis tahab selle lihtsalt ära realiseerida. Aga lool on äge see, et korterite puhul jagasin siin üks päev pakette ka. On meil olemas tegelikult ka paketid ja täna loopargis sa saad veel valida, muidu me teeme need otsused ise, et siis sul paketivalikut enam ei ole. Et mis mulle endale väga meeldib, on mustad lülitid, mustad kraanikausi kapid, tume parkett ja sihuke laudise efektiga, et tegelikult jääb väga ilus talv ekstra või siis suvi ekstra näiteks. Et minge kodulehekülje pealt vaadake loopargi.ee, kui peaks huvi olema. Ja müüge oma klientidele ka, koostööd teeme samamoodi, et kui huvi on, siis why not. Aga veel ägedalt tuli müüki siin eelmine nädal juba aasta alguses kohe selline asi nagu kinnistud, paarismaja kinnistud, see asub Sakus, vanas Sakus nii-öelda, tegelikult see on ühe küla nagu laiend lihtsalt, et ta ei ole kuskil täiesti uues kohas, et tegelikult seal on elukeskkond täiesti ümber loodud juba. Jälle tuleb haigutus peale ja 12 ühikut tuleb sinna kokku, siis nii-öelda tegelikult mis selle paarismaja kinnistute pluss on võib-olla see, et kui keegi tahab endale suuremat kinnistut ja tahab eramut, siis sa võid ka sinna eramonti ehitada, sa ei pea sinna paarismaja tegema, aga paarismaja arenduse mõttes, kui keegi tahab ehitada ja maha müüa, siis tuleb nii-öelda ühiku pealt ju kinnistuhind parem. Ja see 175 000 juba sisaldab tegelikult käibemaksu, et kui keegi ettevõttega ostab, siis võib ise arvutada, et selle osa võrra nii-öelda siis on justkui parem hind. Oleme välja prognoosinud, et kui sinna niisugune funkstiilis äge paarismaja teha optimaalse suurusega ikkagist 4-5 toalised on ju, kuidas keegi projektid teeb, siis tegelikult see hinnaskaala, millega müüa võiks, oleks 450, 470 oleks hästi selline, aga kui oleks, võtame siit ikkagist aasta-poolteist edasi, kui see valmimisaeg oleks ja turg võib-olla kuidagi siin paremaks ikkagist läheb, siis reaalne hind võiks ka 490 näiteks olla. Kindlasti peaks alla 500 jääma täna minu hinnangul. 450 on siuke turvaline ja 475. Ja tegelikult kõik mängib rolli ka sellest, hästi palju mängib rolli lõpuks see viimistlus ja sisustlus ja kogu see üldine luuk ka on ju, et ehitatakse ka väga koledaid asju ja koledate asjadest turu peal palju raha ei saa, et tuleb trendi teha ja seda, mida turg ostab, et siis selleks tuleb, kui keegi ei tea, siis küsige minult või tuleb teha lihtsalt selline uuring ise, vaadata, mis tegelikult piirkonnas nagu nii-öelda premium kaupa müüakse, missugune see stiil on, et tasub alati nagu selle järgi niši võtta, sellepärast, et kui need on ennast tõestanud ja ära müünud juba ja hinnatasemelt sellised nagu kõrgema hinnatasemega, siis tasub nagu sarnast toodet pakkuda, et kui sa teed seal mingi punamütsikese majakese põhimõtteliselt on ju sinise ja kollase katusega, siis see ei lähe ja ei lenda on ju. Et õnneks seal on nagu meil Saku kinnistute juures, see aadress on Männide 14 ja tegelikult siin veebruari lõpus tulevad siis eraldi kinnistud kõik, et see kõik on protsessis ja lõpuprotsessis nii-öelda formaalsuse küsimus, bürokraatia taga lihtsalt. Ja siis ongi seal veebruari lõpp on see tähtaeg, kui tulevad eraldi kinnistud ja katastrid, et täna ta on ühisnimetusena Männide 14, just kui geoportaalist veel vaadates tundub üks suur tükk, aga tegelikult on välja arendatud. Isegi ma vaatasin Google Mapsiga, kui sa lähed sõidad sinna, siis seal on vanad pildid veel, mis näitab, et seal nagu mets, et tänavat justkui ei ole, tegelikult on kõik tänavad ja lambid. Aga selleks on müügipakkumises mul video tehtud juba, mis on tänane seis, nii et minge vaadake ja saate päris hea pildi ette. Siis tänased muud teemad, mida ma tahtsin puudutada, mis on kindlasti olulised, on siis tulenevalt sellest, et tahan rääkida hüpoteegist uuesti, sest et ma kogu aeg põrkan kokku selle hüpoteegiga selles osas, et
küsitakse, et millal see ära kustub, kas see on halb asi, mõned ostjad ikka räägivad, et oi, hüpoteek on peal, et oi, see on nüüd kurb, see on küll halb, et mina enne tehingusse umbes ei tule, kui hüpoteek on kustutatud, et tegelikult see hüpoteek ei ole midagi kurja kuulutavat, et enamasti praktikas on hüpoteek panga poolt pandud mingisugune, tegelikult nimetatakse kinnisasja pandiks ja see on sellepärast, et pank on siis andnud sinna inimesele laenu, et seda kodu osta või seda kinnisvara ja kui see kodu müüakse, siis ilmselt ka panga esindaja on tehingus, kes kinnitab, et kas siis see hüpoteek kustutatakse või tõstetakse üle kuhugi mujale ja tegelikult see ei jää kuidagi teie asju koormama või teid koormama, et ja nii ongi, et hüpoteekiga loovutatakse notari tehingutes, see tähendab seda, et siis see tehing, hüpoteegi seadmine on justkui ostjale ja müüjale, olenemaks kes maksab, lõppkokkuvõttes natuke notari tehing on odavam ja kui vajadusel on vaja, siis pank lisab ühe hüpoteegi, et lihtsalt point on see, et hüpoteek on alati suurem, 1,3 korda suurem, kui on võetav laen, et ja see summa, mis seal hüpoteegiga näidatud on, ei näita kunagi tegelikult siis inimese laenujääki, et see ei muutu, et see on lihtsalt konstantselt üks ja sama summa ja see laen võib ka tegelikult makstud olla, et hüpoteegi, meie nimetame seda tühjaks hüpoteegiks, see tähendab seda, et tegelikult seal enam laenu tagastatud ammu, seal otseselt mingit laenukohustust ei ole, aga see annab inimesele selle üle, kui te seda hüpoteeki ära ei kustuta või te ei kustuta, siis te saate igal hetkel põhimõtteliselt helistada panka ja ilma notarita võtta laenu selle kinnisvara tagatisel jälle, selleks, et see hüpoteek saab uuesti aktiivseks justkui minna, aga selleks ei pea uuesti notarisse minema. Et see on selline mugav toiming, kui see on alles. Et ükskõik mis pangaga näiteks teil tegemist on, et siis saate seda teha. Ja niimoodi ta on, et hüpoteek iseenesest on nagu justkui hea asi ja, aga samas kui teil on tühi hüpoteek ja te ei kavatse kunagi mingit laenu, üks asi veel, mida notaris alati küsitakse ja see tekitab alati näha on ostjates või alati ostjatelt küsitakse seda natuke inimesed, kes ei tee tihti tehinguid segadust, on siis see, et kas hüpoteek jääb tagama ainult seda konkreetset kinnisvara või tegelikult tagab kõiki võetavaid laene. Et ma toon siin ühe lihtsa näite, et kui teil on näiteks Swedbankist võetud laen või LHV-st või Luminorist või kust iganes veel Coop-pangast, siis võtate laenu ja jääte võlgu, mingi muu laen üldse, siis samas kui see nüüd jätate selle avatuks, et see sama hüpoteek tagab kõiki neid võetavaid kohustusi, siis pangal on nagu hästi lihtne teil tulla ja öelda, et kui te ära ei maksa, siis vara läheb müüki on ju. Et või siis te ütlete, et see konkreetne hüpoteek on ainult konkreetselt seotud selle kinnisasjaga ja muid laene siis te peate juba pangaga jälle uuesti läbi rääkima, kui te tahate tagatisena kasutada seda kinnisvara. Et ei saa niimoodi, et ühesõnaga see on nagu turvalisem. Mina alati soovitan, et kui on hüpoteek, siis on konkreetselt selle laenuga seotud ja rohkem igasugust kohustusi, mis te võtate, ei ole selle hüpoteegiga seotud, et vähem segadust tulevikus ja kaitsete ennast selles osas minu arust paremini. Aga eks see igaüks saab ise otsustada, selleks, et riskitaluvus on kõigil erinev ja tegelikult see pole üldse nii määrab ka. Tahtsin siia kommentaari kirjutada, testina nüüd kommentaari jooksis kokku, et ei tea, mis ta siin teeb. Ja tegelikult niimoodi ongi, et see hüpoteek on täiesti fine ja saab ka ilma hüpoteegida. Ja mis on hüpoteek veel, et hüpoteek ei ole ainult panga poolt pandav kinnisasja pant, mida saab siis notaris kinnisasjale panna märkena välja tuua, et tegelikult hüpoteeki saab seada ka eraisik, näiteks mina annan laenu Peetrile ja Peeter ostab kinnisvara ja annan talle nii-öelda mingit, meil on omavahel tehtud laenuleping, mis iganes kujul, eeldatavasti kirjalikult võiks olla ja tegelikult siis toome selle kinnisvara ostes näiteks selle tehingus selle välja ja seame hüpoteegi Oskar Edela kasuks ja näiteks samamoodi paneme sinna mingi summa ja siis tegelikult olen ma sellega kaitstud. Esimese järgu hüpoteek tähendab seda, et kui Peeter mulle laenu tagasi maksa, sama mis pangaga, siis mul on õigus minna kohtutäituri juurde otse ja panna see asi sundmüüki ja saada oma raha siis müügist tagasi.
nii et omanikuga ma ei pea uuesti kuskil kohtusse vaidlema minema, et see on selle hüpoteegi kogu point. ja kui te laenu annate, siis ainuke kõige parem tagatis on ikkagist nagu reaalselt tegelikult ainult üks asi, see on kinnisvara või siis kui te saate füüsiliselt stiilis. See on lihtsalt kõik minu nagu mõttevälgatused siin praegu, et see ei ole kindel soovitus kellegile, aga kinnisvara puhul on siis hüpoteek seada. Kui ma räägin ikkagi suurtest summadest, et mingit autot panti võtta, millel võib juhtuda midagi nagu mõttetu. Või siis ma ise praegu mõtlen, et kuldhõbe võiks ka olla see, mida sa saad füüsiliselt enda kätte. Ja kui ta mingit teatud tähtaeg seda ei ära maksa, siis see kuldhõbe on sul tagatisena nagu olemas. Sa realiseerid selle ja saad oma raha kätte. Ja kindlasti fikseerid selle ära, et see on selleks tagatiseks antud jällegi ja sul on õigus seda nagu realiseerida juhul, kui selleks kuupäevaks ei ole midagi tehtud. Ehk siis, aga mida ma nagu turul näen, on praktikas ikkagi see, et tihti antakse laenusid lihtsalt nagu ausõna peale või öeldakse, et ma annan auto sulle, kui ära ei maksa, aga tegelikult kui see auto on sul tuttava või selle isiku käes, kelle sa laenu annad, ja siis see ei ole tegelikult sinu nagu valduses ja see ei ole sinu jaoks nagu mingisugune tagatis nii-öelda. Et ta kindlasti, kui asjad lähevad mädaks või asjad lähevad hapuks ja ei saa omavahel läbi, siis keegi sulle autot kandikul nagu tagasi ei too. Et ja autol lagunev asi, sellega võib iga hetk midagi juhtuda, et see ei ole nagu hea tagatis oma laenu välja andes, võib-olla nagu tagatise peale mõeldes. No näed, vaata kus me jõuame, et ma ei kavatsenud üldse mingit sihukest teemat rääkida, aga kinnisvaras ma sihukest asjadega kogu aeg kokku puutun, inimesed küsivad igasuguseid sihukeseid põnevaid asju, kuidas ennast kinnisvara raha laenates kõige paremini ennast nagu kaitsta, siis ongi tegelikult hüpoteegi seadmine kinnisvarale, kui tal on mingi kinnisvara või siis äärmisel juhul ongi siis see, et ikkagist sa saad füüsiliselt mingisuguse kulla või hõbeda enda kätte, et see on päris raha, see ajas kindlasti hoiab oma väärtust ja on ka kindel asi, et kõik muu on nagu suht mõttetu. Okei, hüpoteegiks, et kinnisasja pante anda siis tegelikult ja tegelikult seda seatakse ainult sellepärast on ju siis, et pangal oleks lihtne kõige lihtsam viis teie vara realiseerida, kui te jääte talle võlgu. Pank kindlasti ei hakka seda vara, kui te jääte võlgu esimene kuu ja teil tekivad makseraskused, kui te olete ise kättesaav inimene, siis pangad alati tahavad teiega koostöös ikkagist leida lahenduse, et see asi läheks sundmüüki. Aga seda tehakse siis väga nagu karmilt ja otsekoheselt, kui te ei suhtle oma pangaga või hüpoteegi pidajaga, kellega teil on kokkulepped ja te ei võta taga ühendust ja te ei saa teiega kontakti, et siis nad ühel hetkel teevad väga lihtsalt seda sundmüüki ja nii ongi ja siis lõpuks läheb asi realiseerimisele. Järgmise mõte, mis ma tahtsin rääkida, kuna mul on endal üks notarileping tulemas, mis on jällegi täiesti aktuaalne teema, kogu aeg inimesed küsivad, mis asi see notarilepingus on näiteks toodud mingid, me teeme alati notari memo valmis, notarilepingus on alati toodud välja tehinguga seonduvad kokkulepped, puudused nii-öelda või iseärasused, mis kinnisvaraga kaasas käivad, nimetame siis neid varjatud puudusteks, püüame nagu võimalikult palju välja selgitada ja siis kõik see tehingusse kirja panna, aga seal on tegelikult notarilepingus on ka hästi palju tulenevaid punkte registritest, ehitusregistrist, geoportaalist nähtuvad kitsendused ja need kõik tuuakse tavaliselt tehingusse notaris välja ja mõnikord tekitavad need samamoodi inimeste jaoks segadust, kes iga päev nende tehinguid ei tee. Et näiteks Maa-ameti maakatastri kitsenduse kaardi andmeteel kehtivad katastri üksusel bla suhtes järgmised kitsendused. Et kitsendused iseenesest ei ole midagi hullu, tihtipeale on need mingisugused tavapärased asjad, mis tuuakse välja, näiteks avalikult kasutatava tee kaitsevöönd. Et kinnistu asub suure tee ääres, siis seal on mingi osa meetritest on avaliku see kasutatava tee kaitsevöönd, et sinna ehitada näiteks ei tohi või midagi rajada. Et siis selle peab kooskõlastama kindlasti samamoodi. Siis on näiteks olemas kinnistutel jooksevad läbi mingid trassid, on näiteks elektripaigalduse kaitsevöönd. Siis on kõrge pingeliini kaitsevöönd, näiteks kui sealt lähedalt läheb kuskilt kõrge pingeliin läbi. Ja näiteks üks tehing, mis me täna teeme, aga
9. siis on seal uuringuala on välja toodud ja see ulatus on päris suur, näiteks 1,1 hektarit ja see on geoloogiline Rapla-Pärnu maavarade teemaplaane uuringuruum, seisund kehtiv. Et just müüja küsis, et kas see on midagi nagu halba, siis ma ütlesin, et tegelikult ei ole, et mõnel kinnistul on see vanast ajast peale jäänud ja see kahjuks nii on, et see on mingi uuringuala. Ma olen ka varem niimoodi müünud, et tegelikult see on selline lihtsalt uuringuruum, et mingi asutus siis ühel hetkel võib tulla ja uurida seal midagi, aga noh, mida nad uurivad geoloogiliselt pole õrna aimugi. Aga seda saab kindlasti küsida, kui keegi tahab täpsustada. Aga ma usun, et ükski vallaametnik ei oska seda ka nagu kohe peast öelda, lihtsalt see ongi niimoodi välja toodud ja tegelikult nii ongi. Siis notari lepingutesse tuuakse alati välja muidugi isikuandmed, mis on loogiline, on ju. Väga paljud ei tea tegelikult üldse nagu, mis on notari sisuna nagu välja toodud. Siis on alati osalejate kinnitused, et müüja kinnitab midagi, ostja kinnitab midagi. Ma neid ette kindlasti ei loe. Siis on alati lepingu eseme müük ja ostuhind. Ehk siis tegelikult millega tehing tehakse, kuidas raha liiguvad, selle saadab samamoodi maakler, paneb paika kõik ja saadab edasi. Koostöös muidugi omanikuga ja omanikult me oleme kõik selle informatsiooni saanud ja hinna poolest samamoodi, et meie maaklerita nagu meil notariaalselt mingit müügiõigust ei ole, siis ikkagist teeme koostööd omanikuga ja paneme kõik kirja, mida omanik on meile väitnud ja öelnud. Ja kui me ise ka veel midagi näeme, siis tegelikult ongi see, et me paneme sinna lisaks ja anname nõu ja tegelikult lõpuks saabki siuke hea asi kokku. Et see ongi kõige olulisem. Ma tegelikult täiega tahaks, et kuidas ma saaks jagada seda, aga tundub jälle, et ei saa. Küsitlus, viewer, statistika. Jah, igatahes notari lepingutega on hästi lihtne ja need on ajas muutunud. Kui te viimati käisite tehingus 20 aastat tagasi, siis kindlasti on asjad muutunud, praktikad on muutunud. Notaris käiakse ikka koha peal, enamasti nüüd täna juba neti teel. Aga notari lepingu lõpus on alati hästi palju seadusest tulenevaid punkte, asjaõigusseadusest, võlaõigusseadusest tulenevaid, tsiviilseadustikust, et need on lihtsalt automaatselt tulenevad asjad, mis sinna pannakse ja tegelikult neid asju ei muudeta seal, et need on lihtsalt nagu informatsiooniks, need võib alati läbi lugeda, aga noh, mul on mõned inimesed lihtsalt kirjutanud, mulle ei meeldi see sõnastus, aga ma ütlen, et see on seadusest tulenev, me ei saa seaduse sõnastust muuta. Et nii ta lihtsalt on. Et see on jälle siuke humoorikas koht, aga tegelikult inimesed ei tea lihtsalt ja siis tegelikult nii ongi. Notari tasudega on tegelikult niimoodi täna, ilmselt on see ka vanasti nii olnud, aga paljud ei tea jälle, et kogu aeg küsitakse, et kes maksab notari tasu. Kuidas praktikas on asjad välja kujunenud on niimoodi, et kui on teise järgu korteri müük, siis tihtipeale ostu müügi kulu läheb pooleks. Riigilõivu maksab niikuinii alati ostja ja kui on uusarendusost, siis maksab kogu notari ostja. Ja tegelikult seadusest tulenevalt on niikuinii see ära määratud, et ostja maksab kõik. Aga kuidagi praktikas on välja kujunenud tegelikult. See on muidugi läbirääkimise koht, mõnikord me oleme teinud, et me oleme ka teise järgu kortereid müünud, mis on näiteks renoveeritud. Et flippaja ise ei müü, vaid kui ostja ostab, siis ta võtabki selle, et tema ostab ja maksab ka kõik notaritasud. Et mõnikord on see hea läbirääkimise koht, et me näiteks te saate alla, aga notaritasud maksate teie, siis tegelikult jällegist müüja võidab sealt jälle paarsada eurot. Ehk siis allahindlus on tegelikult väiksem piltlikult öeldes ja selleks saab mängida, aga jah, praktika on hästi lihtne, et kui sa ostad uut asja, siis on tavaliselt ikkagist arendajatel väga lihtne reegel, et ostja maksab kõik ja kui sa ostad teise järgu korterit, siis praktikas on välja kujunenud, et tehakse nagu hea tava poole pealt pooleks, kuna mõlemad osapooled on tegelikult samamoodi huvitatud sellest. Ja notari tasusid saab alati näiteks, paljud näiteks ei tea seda, aga kui sa oled müüja rollis, siis notarile saab tegelikult ka kirjutada näiteks niimoodi, et notar võtab juba sellest rahast, mis liigub notari kaudu oma tasu ise ära niimoodi, et sa tegelikult ei pea notaris arveldama mitte midagi, vaid see raha võetakse automaatselt sinu konto pealt või tehingust tulenevalt rahast nagu maha, arvutatakse välja ja sina saad selle võrra tehingu vähem raha kätte
ja tegelikult on sul jõle mugav, sa ei pea kuskile netti logima sisse, sa ei pea ise mingeid ülekandeid tegema või siis sa ei pea seal kohapeal mitte midagi maksma, et kui vaba raha jääb alles tehingust tulenevalt, siis tegelikult saab selle kokku leppida. Ja ostja poole pealt on alati see samamoodi, et tegelikult sa võid alati notaril paluda, et sulle saadetakse arve meili peale ja sa saad selle ära maksta või siis sa saad koha peal ära maksta. Et kõik võimalused on tegelikult olemas. Mult on küsitud kusjuures, kas maakler ka iga kord, kui käib tehingus, allkirjastab notari lepingut, siis tegelikult meie ei ole notaris notari lepinguga nii-öelda tehingu osapooled. Tehingu osapooled on ikkagi siis hüpoteegipidajad, notar ise, kes tõestab seda ja osapooled müüja ja ostja ise. Et nemad panevad alati allkirja ja siis ka võib-olla seal need mõnikord on siis kaasomanikud või abikaasa, kes annab nõusolekut, kinnisvara võib müüa. See tuleb jälle kus perekonnaseadusest. Et kui te müüte mingit korterit ja see on justkui teie vara, aga te olete abielus ja teil elavad seal lapsed ja mees ja või vastupidi, naine elab ja teie mehena tahate müüa, siis kuidas iganes, siis on ikkagi see, et abikaasa peab nõusoleku andma selleks, et ta teab, et see kodu müüakse ära, seks et see teie ühine kodu, see on nagu pere kaitseks loodud, et keegi saaks kodutuks jääda. Jah, siuke punkt on tegelikult täna, et see tuleb päris paljudele üllatuseks. See on sellel juhul, kui te olete abielus ja siis aga ta on siiski lahusvarana ja nii ongi, et see on huvitav ja allkirjastab selle siis jah, tegelikult nagu osapooled, et maaklerina mina iga päev sellepärast allkirju andma ei pea. Mina olen nagu nõustaja ja tegelikult kui te notarisse lähete, teiega võivad alati kaasas olla, kes iganes te tahate, teie lapsed, teie vanaisa, vanaema, mida iganes, nad võivad teile seal nõu anda, teha, et tegelikult ei saa nagu keelduda, et loogiline on see, et sa ei lähe sinna 20 inimesega, aga et tegelikult kui sa tahad, sa võid oma sõbra kaasa võtta näiteks ja notar ei ütle selle peale mitte midagi, ütled lihtsalt, et mul on sõber kaasas ja nii ongi. Võib-olla kui notaritest veel rääkida, siis notarid alati küsivad, kui on välismaalane või venekeelse kõneleva isikuga, mõnikord notar ei räägi vene keelt, enamus notarid räägivad, aga kui on asendajad või midagi nooremad, siis peab olema siis see, et kas on usaldus, et kuna lepingud on eesti keeles, et keegi tõlgib talle eesti-vene keeles lihtsalt ja ta on nõus sellega või siis tal on atesteeritud nii-öelda tõlk, kes tegelikult tõlgib talle selle lepingu punkti haaval ja siis saab ta samamoodi tehingu tehtud, et sellest piisab, kui ostjale või müüjale, kes siis vene keelt kõneleb, suhtleb. Ja viimane asi, millest ma täna tegelikult veel, mida ma puudutada tahtsin, notari leping oli, siis oli vana korteri ost, et mida silmas pidada, et see tuleneb jälle puhtalt sellest, et käisin täna seal, müün ühte vanad korterit, neid olen üksjagu siin tegelikult ajas müünud niikuinii. Ja oluline ongi võib-olla siis aru saada, et väga tark näiteks, kui te ostate, räägime näiteks siis sellest konkreetsest objektist, mis mul müügis on vana puumaja esimesel korrusel. Seest on aru saada, et võib-olla põrandad ei ole nagu kõige paremas seisukorras. Ehk siis mis võiks olla see protseduur, mida läbi viia selleks, et võimalikult palju asju endale selgeks teha. Et lõpuni me seina sisse ei näe, aga visuaalselt saame palju hinnata, et alustame sellest, et korter tuleks üle vaadata. Korteri ühistuga tuleks kindlasti suhelda, saada informatsiooni, mis on majarahva plaanid, kas üldse on plaane, kui on plaane, siis mis võiks olla ajaraam, millal maja korda tehakse, kui suur on see remondifondi osakaalu tõus, et arvestada sellega, et kas kommunaalid lähevad väga hulluks või ei läheks. Siis teiseks näiteks selle korteri puhul on samamoodi see, et me tahtsime keldrisse minna, kui see on esimesel korrusel, et näha alumist põrandalt altpoolt, et kas seal on niiskust palju selles keldris üleüldiselt või on seal pigem kuiv. Kui on kuiv, siis see on ju hea, sellepärast et siis ei mädane asjad, siis üldse näha, et kas hoitakse keldrit korras või mitte, aga see vee ja niiskuse teema on, ma arvan, kõige olulisem. Ja siis sealt keldrist tavaliselt näeb ka kogu seda torustikku, veetorustikku, elektrijuhtmistikku, kas need on vahetatud ja kui ei ole vahetatud näiteks, kas on plaanis vahetada
ja kui te tahate oma korterisse näiteks mingit kanalisatsiooni või uut veetorustikku luua, siis te saate väga selge pildi sellest, et kuidas seda teha, kas on tehtav ja saate nagu selle projekti endale paika panna. Et näiteks seesama korter, mis meil müügis on, tuligi välja, et korteri all tundub olevat visuaalsel hinnangul ikkagist raudbetoon vahelagi, mis on hea sellepärast, et isegi kui pealmine põrand on kehvas seisus ja mädanev võib-olla kuskilt, siis tegelikult aluspõrand on nagu tugev, et sa ei pea selle hakkama mingit talastikku vahetama, mis on väga suur töö. Ja see on ka kaasamade osa, et see, noh, ühesõnaga see tuleb nagu kõik nagu kooskõlastada ja see oleks nagu üksjagu remonti nii-öelda ja kulu ka muidugi. Ja teiseks me saime teada näiteks, et üldised koridoriruumid, kus on ka selles majas olev üldine WC ja tegelikult see korteri üks nurk, kus meil tuleb veetorustik sisse, et sealt me saame ka, sealt oleks võimalik ilmselt tuua ka kanalitoru alla ja ühendada üldise pea selle kanali trassiga, et WC viia omale korterisse sisse ja teha ka vannitoa ärapool. Et see on juba tegelikult olemas, et see on kõik tehtav. Nii et sellised asjad mängivad rolli ja kui see kõik nagu kadalip läbi teha, siis selle korteri väärtus kindlasti näiteks tõuseb päris palju ja samas asukoht on väga hea, et tegelikult ta saab üüri palju rohkem, et meil hea näide, et täna on umbes 200-150 eurot selle korteri üürihind, siis kui see vee ja kanali mure nii-öelda korda teha, et viia see korterisse, siis ma usun, et üüri võiks saada 300-350, kui see kellelgi välja üürida. Pigem 300 olen kommunaalne suurusest ka alati ja tegelikult on nagu väga hea asi paigas ja kui maja korda saab, siis see väärtus veel ajas kasvab. Aga see jah, nõuab kellegi julget pealehakkamist. Et need olid need teemad, mida ma tahtsin täna puudutada, nii et kui sul on tulevikus küsimusi, siis kindlasti küsi ette. Neid laive me teeme iga kolmapäev. Tore on see, et järgmisest kolmapäevast on meil uuesti Mart Piuse ka tagasi, mu kolleeg, ja käis natukene Soojalmaal puhkamas ja siis saame juba jagada tema informatsiooni ka. Ja järgmiseks korraks siis share'ige, jagage ja minge subscribe'ige Oskar Edela YouTube'i lehte, et saaks hakata tegema seda kõike YouTube'is. Tšau, tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris.